ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 9. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Viktor Vassiljev, palun. Aitäh, härra juhataja. Head kolleegid, kes on varased ja juba oma kohtadele jõudnud ja ka need, kes on jõudmas kohtadele. Ma tahan üle anda 9 Keskerakonna fraktsiooni liikme nimel arupärimise sotsiaalminister Taavi Rõivasele ja sellisel teemal, millest on viimasel ajal palju kirjutatud, mitmest hooldekodust. Üks juhtum oli Lõuna-Eesti erihooldeteenuste keskuses, kus tugevdatud järelevalvega hooldekodust lahkus omal soovil ja hooldekodu töötajate nõusolekul raskelt skisofreeniat põdev 25-aastane noormees ja sai surma. 22. märtsil Jõgevamaal Võisiku psüühiliste erivajadustega täiskasvanute hooldekodus hooldusalune Neiu tungis kallale kaaspatsiendile, mistõttu see kaaspatsient hiljem suri. Ja sarnaseid probleeme on ka teistes hoolekandeasutustes. Samas probleeme on ka oma kodudes elavatel inimestel, kes vajaksid erihoolekannet, sest nad ei pääse õigel ajal hooldekodusse. Järjekorrad on väga pikad ning seoses sellega on meil mitmeid küsimusi sotsiaalministrile, näiteks mida plaanib Sotsiaalministeerium ette võtta, et tagada kvaliteetne hoolekandeteenuse pakkumine. Kuidas on plaanitud tagada kõigile abivajajatele hoolekandeteenus, kas on kavas reguleerida palku, kas on piisavalt töötajaid ja nendele küsimustele me palume sotsiaalministri vastuseid. Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Rein Randver. Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, annan 8 Riigikogu liikme poolt üle arupärimise, mis puudutab meie jahinduse arengukava. Teatavasti on meil Eesti riigis esimene jahindusarengukava aastateks 2008-2013 ja seal on ette nähtud teatud tegevused, teatud rakendused. Meid huvitab väga sellest arengukavast tulenevalt, kuidas on edasiselt planeeritud, kas meie jahindus on jätkusuutlik, kas lähtutakse traditsioonidest, kui palju on nendele tegevustele kulutatud raha, milline on meie Keskkonnaministeeriumi juhtiv roll, milline on juhtiv roll meie jahindusnõukogul. Sellest tulenevalt on Riigikogu liikmete arupärimine edastatud lugupeetud keskkonnaministrile. Tänan. Palun Riigikogu kõnetooli Peeter Võsa. Tere hommikust, austatud eesistuja, lugupeetud kolleegid. 12 Keskfraktsiooni liikmel on arupärimine justiitsminister Hanno Pevkurile. Selle aasta märtsi teisel poolel soovitas Rahvusvaheline Valuutafond Eesti võimudel kaaluda piirmäärade kehtestamist laenu ja tagatise väärtuse ning laenu ja sissetuleku suhtarvule. Põhjenduseks toodi, et Eestis on lühiajalise muutuva intressimääraga hüpoteeklaenudel väga suur osakaal. See aga suurendab eluasemeturu ja majanduslangusega seotud riske. Meenutades kinnisvarabuumi, võeti ja anti sellel ajal eluasemelaene liiga kergekäeliselt. Hetkel aga maksavad paljud inimesed 2 laenu korraga, enda eluasemelaenu ja korteriühistu võetud laenu maja renoveerimiseks. Samal ajal on väga palju neid peresid, kes tagastasid oma kodu pangale ja maksavad jätkuvalt võlgu jäänud laenu osa. Need inimesed, kes hetkel on maksejõulised, võivad näiteks töö kaotamisel jääda makseraskustesse.
Sellistele klientidele pakuvad pangad üldjuhul kuni aastaks maksepuhkust, mille vältel tasutakse vaid intresse, kuid järgmise 30-40 aasta jooksul ei pruugi seda enam anda. Seega võib jätkuvalt suureneda võlga omavate inimeste hulk. Rääkides üldiselt võlgadest, analüüsis krediidihaldusettevõtte Lindorf Eesti eelmisel aastal inimeste võlakäitumist võrreldes aasta varasemaga. Analüüsi põhjal tõi Äripäeva ajakirjanik Indrek Kalda välja, et tüüpiline võlgnik on 35-aastane mees, kellel on enamasti 1-2 õigeaegselt maksmata arvet. Samuti viitas ajakirjanike väga kurvale tõsiasjale, et võlgnike seas on kõige kiiremini kasvanud noorte inimeste hulk. Võlgnike suur hulk näitab seda, et siseriiklik laenupoliitika on olnud ebamõistlik. Seoses sellega on meil ministrile 4 küsimust, mille ta loodetavasti läbi loeb, vastab sisuliselt ja siin ka ette kannab. Aitäh! Head ametikaaslased, rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 3 arupärimist ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab juhatus nüüd edasine menetlemise. Liigume edasi nüüd teadete juurde. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimise keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele. Head ametikaaslased, järgmise nädala teisipäeval, 2. aprillil toimub siin istungite saalis loomeliitude pleenumi 25. aastapäevale pühendatud üritus ja seoses sellega ma palun teil vaadata üle teie lauapealsed ja ka sahtlid. Viime läbi nüüd kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18. Tänase päevakorra täpsustuste osas kõigepealt esimeseks tänase teise päevakorrapunkti juures, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 359 esimene lugemine, teeb eelnõu algatajapoolse ettekande Riigikogu liige Rannar Vassiljev. Ja teiseks, Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis 27. märtsil menetlusest tagasi käesoleva aasta 28. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 367, mida oli meil kavas arutada tänasel täiskogu istungil päevakorrapunktina number 3. Ja liigume nüüd päevakorra menetlemise juurde. Esimeseks päevakorrapunktiks on Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 379 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 379. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 83 Riigikogu liiget, vastu erapooletuid ei ole,
on Vabariigi Valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 379 seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 359 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks Riigikogu liige Rannar Vassiljev, palun. Tere hommikust, head kolleegid! Hea meel tutvustada Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelnõud, mille mõte on siis see, et tõsta tulumaksuvaba määra meie tulude maksustamisest. Meie nägemuses võiks see määr aastal 2014 tõusta 1920 euroni, aastal 2015 2112 euroni. Hea ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, saalis on liiga suur lärm, et ma palun, et me oleksime vaiksemad. Austaksime ettekandjat ja austaksime neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad kuulata. Suur tänu, palun ettekandja. Aitäh, juhuks kui keegi tähele ei pannud, siis ma alustan nende numbritega uuesti. Ehk siis aastal 2014 võiks meie nägemuses siis tulumaksuvaba määr tõusta 1920 euroni, aastal 2015 2112 euroni ja alates aastast 2016 võiks olla 2304 eurot aastas. Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ja ka OECD riikidega, mille klubisse siis nii-öelda Eesti juba mõnda aega kuulub, võib öelda, et Eestis on tulumaksu vaba määr võrreldes keskmise palgaga suurem osa nende liikmesriikidega võrreldes siis üsna madal. Ja arvestades seda, et meil nii alampalk kui ka keskmine palk on tõusnud ja eeldatavasti tõuseb veelgi, siis vahe keskmise palgaga suureneb veelgi. Kui vaadata Eestis tööjõukulude maksustamist, siis üldiselt paljuski tänu suhteliselt kõrgele sotsiaalmaksule, sellele, et juba mainitud tulumaksu vaba määr on madal ning süsteem peale siis selle nullmäära rohkem progressiivne ei ole, ehk siis tulu maksustatakse kõigi jaoks ühtse määraga, tähendab seda, et meie jaoks on madalapalgaliste inimeste tööjõud üsna kallis ja seda nii Euroopa Liidu kontekstis kui ka mainitud OECD kontekstis. Ja meie eelnõu seda probleemi leevendama peakski. Mis puudutab selle mõju riigieelarvele, siis lähtuvalt Rahandusministeeriumi arvutustest, mida esitati siis aastal 2011, on eeldatav mõju 192 euro võrra suurendamisele, siis 25 miljonit eurot aastas. Milline see mõju täpselt välja kujuneb, sõltub otseselt sellest, milline on antud hetkel tööhõive, nii et ega kellelgi väga sellist konkreetset teadmist selles osas ei ole, küll aga on prognoositav suurusjärk selline. Et neid vähem laekumist tulumaksust siis nii-öelda kompenseerida oleme ette näinud ühe vastuvõetud maksumuudatuse, mis peaks jõustuma aastal 2015 tühistamise, ehk siis 1% tulumaksumäära langetamise 21%-lt 20%-le, milleks on ka, kuna ka see nii-öelda meie tööjõu maksustamise põhimuret ehk siis madalapalgaliste maksustamist kuidagi ei leevenda, siis leiame, et see saamata jäänud tulu on otstarbekam kasutada selleks, et tõsta tulumaksuvaba määra. Ja samas arvestades, et 2012. aastal, millal on tehtud siis kehtiv majandusprognoos, seal on ette nähtud
siis maksude laekumist oluliselt väiksemal määral juba 2012. aastaks ehk siis eelmiseks aastaks, kui reaalselt laekus, ja eeldades seda, et Rahandusministeerium ei korrigeeri oluliselt allapoole meie majandusprognoosi järgmisteks aastateks, lähtusime kainest loogikast, et järelikult laekub ka aastal 2014 rohkem, kui on planeeritud 2012. aasta majandusprognoosis. Mistõttu osa siis suuremast maksulaekumisest võiks siis kuluda selleks, et tulumaksuvaba määra tõsta. Siis ka valitsus on avaldanud oma mõtteid selle eelnõu osas, nagu neil on kombeks ja kohustuseks, siis põhiliselt nähakse probleemina ideoloogilist konflikti, ehk siis küsimust, kas tulumaksuvaba määr Eestis peaks langema või mitte. Ja teine teema, mis puudutab õigustatud ootust selles osas, et seadus on juba vastu võetud ja inimestel võiks siis olla lootus või eeldus, et aastal 2015 maksumäär langeb, siis tuleb tunnistada, et see on küll üsna silmakirjalik lähenemine. Et mäletatavasti oli ka aastal 2009 inimestel õigustatud ootus selles osas, et 2 nädalaga ei langetata või ei tõsteta käibemaksu. Ja kui nüüd ajaloos tagasi vaadata, siis tegelikult õigustatud ootus tulumaksuvaba määra tõusu osas on oluliselt vanem, kui on just hetkel, või ütleme siis suhteliselt hiljuti vastu võetud tulumaksumäära langetamine, kuna tulumaksuvaba määra tõus oli seaduses 2008. aastal, õigemini tühistati 2009. aastal. Nii et 2008 aastal veel tulumaksuvaba määr tõusis. Nii et selles mõttes õigustatud ootuse koha pealt võiks pigem öelda, et kõigepealt tuleks ära teha see, et tõstetakse tulumaksuvaba määra, ja siis, kui ideoloogiliselt valitsusel või koalitsioonil on soov langetada tulumaksu, siis see peaks tulema pärast seda. Ja lisaks tegelikult tuleb ju nentida, et juhul, kui täna otsustatakse, et tulumaksuvaba määr ei lange, siis selle rakendumiseni on aega peaaegu 2 aastat, nii et oluliselt pikem aeg etteteatamiseks kui paljudel teistel maksumuudatustel, mida meie lähiajalugu tunnistab. Aga võtakski sellega kokku ja kui on küsimusi, siis olen nõus vastamala. Hea ettekandja, aitäh. Teil on küsimusi. Aivar Sõerd, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea ettekandja. Ma loen Soome valitsuse ametlikku teadaannet 21. märtsist, kus Soome riik kavatseb alandada ettevõtte tulumaksu praeguselt 24,5%-lt 20%-le. Teie tahate tõsta meie tulumaksumäära 21%-le. Ja samas te olete mõnikord rääkinud mingisugusest klassikalise ettevõtte tulumaksu sisseviimisest määraga 10% või ma ei tea, mida teil eelnõud ei ole, konkreetset kava pole. Et teie maksupoliitika on niivõrd segane, et sellest on võimatu aru saada. Aga ma küsin, et mis kaalutlustest te lähtute olukorras, kus riigid konkureerivad omavahel ja näiteks meie naaberriikide maksumäär Lätis on madalam, Soome maksumäär alaneb. Mis kaalutlustest te lähtute, kui te soovite tõsta meie ettevõtte tulumaksu määra Soome vastavast määrast kõrgemaks? Aitäh! Mis puudutab konkreetselt Soomet, siis tuleb nentida seda, et Soomes nii-öelda reinvesteeritud kasumi maksuvabastust ei kehti. Ehk siis nende süsteem on märksa teistsugusem kui meie oma. Ja nii palju kui mina tean, kuigi seda debatti on ka seal peetud ja arutatud, mõtet, et üle minna siis Eesti-sugusele süsteemile seal reaalselt ei ole. Nii et jah, tõesti, soomlased, tegelikult ka rootslased on korrigeerinud oma ettevõtte tulumaksumäära allapoole. Üldiselt arvestades seda, et Eestis kehtib ettevõtetele nii-öelda siis reinvesteeritud kasumi puhul
tulumaks 0, siis oleme jätkuvalt seisukohal, et ka 21%-lise tulumaksuga, mis siis kehtiks ka ettevõtetele, oleks meie ettevõtte maksustamine konkurentsivõimeline siin regioonis kindlasti. Ja tegelikult, kui me räägime Lätist, siis ka Lätis ei ole reinvesteeritud kasum Eesti kombel maksuvaba. Aitäh! Sven Sester, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, hea kolleeg! Ma jätkaks selle koha pealt, kus Aivar Sõerd oma küsimusega lõpetas ja tõesti, ka mulle tundub, et teie sellise maksupoliitiliste meetmete pakett, kui nii võiks öelda, mida te olete ühiskonnas presenteerinud, on suhteliselt hüplik. Ja miks ma nii ütlen, on see, et te olete varasemalt ju andnud Riigikogus üle eelnõu, kus te näete tegelikult maksukoormuse just tulumaksu osas tõstmist 26% teatavast palgadetsiilist ületades. Tänases eelnõus me juba enam seda ei näe. Et mul on ka siit teile küsimus, et kas te olete põhimõtteliselt loobunud tänaseks päevaks siis kõrgendatud maksukoormusest Eesti ühiskonnas ja nendite, et 21% tulumaks, mis täna siis on, et see võiks olla see kõrgeim, sest rohkemat te ju täna enam selles eelnõus välja ei paku. Aitäh! See eelnõu keskendub tulumaksuvaba määra tõstmisele ja kui me räägime sellest, et edasi või siis tühistada 21%-lt 20% tulumaksu määra langetamine, siis antud kontekstis on katteallikaga tegu. Ehk siis teisisõnu ei ole tegu meie nägemusega, või ütleme, selle muudatusega ei presenteerita meie nägemus sellest, mida võiks tulumaksuseaduses ümber vaadata. Et see kindlasti ei ole täielik Sotsiaaldemokraatliku Erakonna tulumaksuseaduse muutmise pakett, mis siin on esitatud, vaid tulumaksuvaba määra tõstmine ja sellele katteallika leidmine. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, palun. Lugupeetud juhataja, head kolleegid, annan teile käesolevaga siis ülevaate seaduseelnõud, mis kannab numbrit 359 SE ja mis on siis tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Algatajate esindajatena andsid siis härrad Nestor ja Vassiljev rahanduskomisjonis eelnõu kohta siis informatsiooni ja ülevaadet. Lühidalt kokkuvõtvana on seaduseelnõu sisuks suurendada siis tõesti füüsilise isiku tulust maksuvaba tuluna käsitletavat osa järgneva 3 aasta jooksul 192 euro võrra aastas, mis tõstaks tulumaksuvaba osa tulust aastaks 2016 2304 euroni. Rahandusministeeriumi esindajana Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro tutvustas Vabariigi Valitsuse esitatud arvamust eelnõu kohta. Nimelt valitsus otsustas käesoleva aasta 14. veebruari istungil eelnõu mitte toetada järgmistel selgitustel. Tsiteerin. Põhimõtteliselt me nõustume, et maksuvaba tulu tõstmine on pikemas plaanis vajalik, kuid see eeldab riigieelarve tulude ja kulude põhjalikumat analüüsi ning pikaajalisema prognoosi arvestamist. Eelnõu seletuskiri tugineb 2012. aasta suvise majandusprognoosi andmetele ning oodatust paremale maksulaekumisele, kuid üksnes nende põhjal ei saa olulisi maksulaekumiste vähendamisi kavandada. Maksuvaba tulu tõstmine vähendab riigieelarve laekumisi alates 2014. aastast kasvavalt suurusjärgus 30 miljonit eurot aastas, mida üksnes potentsiaalselt laekuvate maksude arvelt katta ei ole võimalik. Eelnõus katteallikana pakutud tulumaksumäära vähendamine on juba seadusena vastu võetud ja sellest loobumine oleks vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Nii maksuvaba tulu tõstmine kui maksumäära langetamine on mõlemad maksupoliitilised eesmärgid, millest ühe kehtestamine ei kaalu üles teisest sama olulisest eesmärgist loobumist. Tsitaadi lõpp. Rahandusministeeriumi esindaja täpsustas, et riigieelarve strateegia ja prognoosi ettevalmistamine hetkel alles käib, mistõttu on liiga vara võimaluste hindamiseks ja lõplike otsuste tegemiseks. Arutelu komisjonis jätkus teemal, kuivõrd algatajad tunnistavad ja lähtusid eelnõu koostamisel strateegilisest planeerimisest, kus otsused langetatakse prognoosi, võimaluste kaardistamise ja eelarvestrateegia kontekstis. Algatajale heideti ette, et eelnõuga soovitakse langetada olulisi otsuseid vahetult enne peagi valmivat majandusprognoosi ja eelarvestrateegiat.
Vastuseks väljendas algataja esindaja seisukohta komisjonis, et eelarvestrateegia peab lähtuma sellest, mida Riigikogu otsustas või on alles otsustamas. Sellele omakorda oponeeriti, et ka Riigikogu ei saa lähtuda strateegilisel planeerimisel muust loogikast, kui et enne otsustamist tuleb kaardistada olukord ja riigi võimaluste raamistik ja seda lähtuvalt siis prognoosidest. Komisjonis tunti huvi eelnõu kohase tulumaksuvaba määra tõstmise mõjude hindamise vastu nii algataja poolt kui ministeeriumis. Algatajad olid omapoolse hinnangu andmisel tuginenud kunagistele Rahandusministeeriumi arvestustele analoogse eelnõu puhul ning täpsustasid, et tegemist on suurusjärgu hindamisega, sest täpsemaks hinnanguks on vaja teada tööhõive näitajaid. Rahandusministeeriumi esindaja selgituste kohaselt on nende hinnang aga hetkel ka siis tõesti esialgne. Samuti arutleti maksuvaba tulu langetamise katteallikana tulumaksumäära langetamisest loobumise üle ning päriti algatajatelt täiendavate katteallikate vajaduse kohta. Täpsemalt tunti huvi, kas algatajad on valmis leidma maksuvaba tulu langetamisele muid katteallikaid ja kas kaaluti katteallikana tulevaste majanduskasvude arvestamist. Algatajad väljendasid soovi jääda oma esialgsete ettepanekute juurde ning näha siis katteallikana ette tulumaksumäära vähendamise tühistamist. Diskussioon selle koha peal ka rahanduskomisjonis lõppes ning komisjon tegi alljärgnevad otsused. Määrata siis eelnõu ettekandjaks Sven Sester, see oli konsensusotsus, saata eelnõu täiskogu päevakorda tänaseks päevaks 28. märtsiks, ka see oli konsensusotsus, ja teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, poolt oli 6, vastu 5, erapooletuid ei olnud. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Rannar Vassiljev, palun. Aitäh! Valitsuse seisukohast ja ka nii mõnegi või vähemalt mõne komisjoni liikme seisukohtadest lähtuvalt võiks välja lugeda, et selleks, et näiteks tulumaksuvaba määra tõsta, oleks vajalik, et see oleks juba olemas eelarvestrateegias, mille valitsus esitab. Ehk siis teisisõnu saab seda otsustada ainult valitsus ja Riigikogul selles osas sõnaõigus puudub. Et samas, hoolimata sellest olen ma kuulnud koalitsiooni ridadesse kuuluvatelt poliitikutelt, et tegelikult see eelnõu, mis meie teeme, on veel vähevõimekas. Et tegelikult tuleks tõsta hoopis tulumaksuvaba määra 500 euroni kuus. Et kuidas te selles kontekstis teile tundub, et on see realistlik või mitte? Aitäh! Räägime siis kahest teemast. Esimene teema on see, et kas me peaksime küsima Vabariigi Valitsuse arvamust eelnõude kohta või mitte. Kui te teate, siis kõikide eelnõude kohta tõesti küsitakse Vabariigi Valitsuse arvamust konkreetse eelnõu osas ja see on varasemalt juba meie siseriiklikus süsteemis kokku lepitud. Nüüd teine pool. Kas me peaksime tulumaksuvaba miinimumi tõstma ja milline võiks olla tulevikus tulumaksuvaba miinimumi osakaal siis kuu lõikes Eesti kodanikele, näiteks kuni 500 euroni kuus? Jah, ma siinkohal kinnitan, et ma arvan täiesti kindlalt veendumusel ja ka IRL-i fraktsioon muideks on sellel veendumusel, et tulumaksuvaba miinimumi osa me kindlasti peame tõstma. Nüüd küsimus on selles, et missugusele tasemele. Ma arvan, et 500 eurot on täiesti reaalne teatava arvu aastate pärast. Kindlasti me täna ei ole võimelised järgmiseks aastaks sellise summani jõudma. Seda on näha ka muideks sotsiaaldemokraatide eelnõus, kes ütlevad seda, et nad näeksid, et 16 eurot kuus suureneks lähimal 3 aastal tulumaksuvaba miinimumi osa. Mina ütleks teile, et vaadates tarbijahinna indeksit võrrelduna 2008. aastasse, kui tulumaksuvaba miinimum viimati tõusis, siis ma oleks näinud opositsiooni poolt pigem mitte 160 euroni tõstet järgmisel aastal, vaid ma oleks näinud teilt 165 euroni tõstet, sest see kataks ära tegelikult tarbijahinna indeksi muutuse selle perioodi jooksul. Ehk siit mul omakorda on küsimus, et mille arvelt teie oma arvutusi teete? Aga veel kord, vastuseks teie küsimusele, ma olen selles täiesti kindel, et tulumaksuvaba miinimumi me peame tõstma. Küsimus on selles, et mille arvelt me seda teeme. Ma ootan pikki silmi andmeid, mis ma eeldan peaksid saabuma 4. aprillil, kui me saame teada kevadise majandusprognoosi, ja ma arvan, siis me tegelikult võime ka öelda, millised on Eesti Vabariigi võimalused selle teemaga edasiminekul. Aitäh! Eiki Nestor, palun!
See vastus oli niivõrd hea, et ma ei saa mitte küsida, et kui nüüd 500-eurosele tulumaksuvaba miinimumile sa aastat juurde ei ütle, on see siis 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma ei tea, mitme aasta pärast. See on lihtsalt bluffimine ja rahva lollitamine. Nii et mis aastal see 500 eurot on tulumaksuvaba miinimum? Aitäh hea küsimuse eest. Ma arvan, et see ei ole bluffimine, kuigi ma tunnetan seda, et me oleme läinud üle tegelikult maksudialoogi pidamisele. Ma arvan, see on väga mõistlik, et me täna seda teeme. Ma pean tunnistama küll, et meil seda siin komisjonis küll arutlusel ei olnud, aga ma meeleldi võtan selle pallingu vastu ja ma arvan, et see on meile kõigile siin saalis huvitav ja arutelu vääriv. Ma olen varasemalt öelnud ka ajakirjanikele, et suure tõenäosusega 500 euroni jõudmine võib minna aegasi kuni 10 aastat. Samas ma näen seda, ja kust see tuleb siis see 10 aastat? Küsimus on ikkagi selles, millised on meie finantsvõimalused. Me täna teame seda, et 10 euro tõstmine tulumaksuvaba miinimumi osas läheb keskelt ja läbi maksma 20 miljonit eurot. Hea küll, sellesse ei ole tegelikult arvestatud lõplikult sisse seda positiivset efekti, mis tuleb seoses sellega, et rahvale jääb rohkem raha kätte ning tegelikult tarbimine kui selline suureneb, käibemaksu laekumine ka sellest lähtuvalt suureneb. Nüüd arvata võib, et tegelikult see kulu ei ole küll nii suur võib-olla, kui Rahandusministeerium on öelnud, aga me täna peame siiski lähtuma Rahandusministeeriumi välja öeldud numbritest. Nii et ma siiralt arvan, et kui me läheme tempos 25, 30 eurot, aga ma ütlen, kõik oleneb sellest, millised on meie võimalused. Kui me läheme sellises tempos, siis tehke kalkulatsioon ja te näete, et perspektiivis me jõuame 500 euroni. Aitäh teile! Kalev Kotkas, palun! Tänan, härra eesistuja, austatud ettekandja. Üheks argumendiks meie eelnõu tagasilükkamisel sa tõid selle, et valitsuse eelarvestrateegia ettevalmistamine alles käib. Kuidas need asjad nüüd riigiõiguslikult peaks olema? Kas valitsus kuulab ja järgib neid näpunäiteid, mis Riigikogust antakse, või oleme me tõesti mingi kummitempel ja seni ideid ei tohi genereerida, et tasa valitsus töötab? Jaa, aitäh! Ei, loomulikult mitte. Ma arvan, et tänane koostöö ja poliitika elluviimine Eestis on tegelikult ju koostöös Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu vahel. Me ei tohiks täna vastutustundetult võtta vastu seadusi, mida tegelikult meil ei ole võimalik täita või mille täitmine viib meid tegelikult sügavasse mõõna. Me näeme täna, mis on Euroopas juhtunud ja mitmetes riikides, kus on tegelikult sotsiaaldemokraadid võimul olnud, mille probleeme me nüüd täna tegelikult ju parandame. Me ei tohiks täna võtta vastu otsuseid, mille kulubaas riigil muutub selliseks, et hiljem me aastaid ja aastaid peame tegutsema selle nimel, et seda uuesti korda lüüa. Nii et ma arvan, et juba see on tegelikult aluseks, et saada teada reaalsed analüüsid makroökonoomilisel baasil ja selle pealt võtta siis vastu juba ka otsuseid. Aitäh! Aivar Sõerd, palun! Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Teie eelkõneleja Rannar Vassiljev ütles, et Eestis kehtiv reinvesteeritud ettevõtte tulumaksuvabastus on andnud meile tohutu konkurentsieelise. Ma olen sellega absoluutselt nõus ja seda jah tõesti, et see ei pärsi, Vassiljevi väitel see isegi ei pärsi see konkurentsieelist, kui me tahame tõsta tulumaksu määra, mida sama sotsid soovivad teha. Aga ma küsin seda, et ikkagi tulumaksumäära tõstmine 20%-lt 21%-le 2015. aastal tähendab dividendide maksukoormuse suurenemist võrreldes näiteks Lätiga, kus dividendidel on 15% maksumäär. Mina näen siin probleemi, et kas see võis olla üks põhjus, miks komisjon otsustas selle eelnõu ikkagi tagasi lükata? Jaa, oli, loomulikult. Aitäh küsimuse eest. Kui valitsus oli välja toonud mitmed erinevad aspektid, millest ka nii mina puudutasin, kui ka eelnõu algatajad puudutasid, üks teema, millest me täna juba oleme rääkinud, tõesti on siis võimalikud tulevased majandusprognoosist väljuvad makroökonoomilised numbrid, mille alusel me saame teada, millised võimalused meil on. Siis teine pool tõesti on see, mida ka hea just eelküsija mult hetkel küsis, ja nimelt erinevate maksupoliitiliste meetmete omavahel konkureerimine. Ja head kolleegid, täna on kokku lepitud valitsuskoalitsioonis
nii valitsuskoalitsiooni lepingu järgselt kui ka täna juba seadusena jõustunud muudatusettepaneku näol, et 2015. aasta 1. jaanuaril tulumaksumäär väheneb 21-20-le. See on väga selge maksupoliitiline otsus ja ma ei näe küll ühtegi põhjust ja tundub, et ka rahanduskomisjoni enamus ei näinud ühtegi põhjust, miks me peaksime tegema muudatusi, mis on tänaseks päevaks juba reaalselt seadusena ellu viidud. Nii et jah, vastuseks on selge, et erinevad maksukoormuste tõsted, aga 20-21% on selge maksukoormuse tõste, kindlasti vähendab meie konkurentsi. See on päev selge. Aitäh. Rannar Vassiljev, palun. Aitäh. On äärmiselt hea meel, et kolleeg Aivar Sõerd minuga nõustus. Mul on väga kahju, et ta tegi seda vale koha peale. Kindlasti on võimalik stenogrammist mu sõnad siis uuesti üle lugeda ja vaadata, et kas see nõustumine ka sellisel puhul kehtib. Aga võib-olla meenutuseks, et ma küll ei mäleta, et dividendide maksustamine oleks olnud meil komisjonis jututeemaks. Ja kui ta jututeemaks ei olnud, siis on vist väga raske väita, et see oli põhjus selleks, et see ka maha hääletati. Aga mis puudutab varasemat kommentaari, siis iseenesest mul on mõnes mõttes ju hea meel, et rahanduskomisjoni esimees kahtleb Rahandusministeeriumi arvutustes. Aga siiski, kui ennem lähtuti sellest, et iga siis maksumuudatuse aluseks peaks olema majandusprognoos, et milline on 2010. aastal Eesti SKP ja üldine maksulaekumine, et kui te väidate, või 10 aasta pärast, kui te väidate, et siis on võimalik 500 euroni viia tulumaksuvaba määra. Aitäh. Hakkame siis kaugelt pihta, nagu ikka te oskuslikult põimisite mitu erinevat teemat ja küsimust oma sellesse üheminutilisse sõnavõttu. Et kust ma siis pihta hakkan? Hakkame siis sellest pihta, et ta alustas sellest, et ei mäleta, et dividendidest oleks räägitud rahanduskomisjonis. Võib-olla ei olnud täpselt sellest sõnastas juttu, aga ei olnud ka 500 eurost juttu komisjonis. Et ega siis see ei piira teid küsimast mult ja kui te juba küsite, ei piira mind vastamast. Et see kindlasti on see üks pool. Nüüd, mida komisjonis küll räägiti ja ma tuletan meelde, et komisjoni liikmetele vahetult enne otsuse tegemist komisjonis ma rõhutasin selle üle, et siin on tegemist põhimõttelise otsusega just seonduvalt teie nägemusest katteallikana näha 21% siis taastamist, võiks täna juba nii öelda, 2015. aastal, kuna on ju ette nähtud juba hetkel see langetamine. Et enne otsuse tegemist peavad rahanduskomisjoni liikmed olema siis valmis selleks, et kui nad on selle poolt, siis järeldub tulumaksuprotsent tõuseb tagasi 21%-le. Nii et tegelikult see teema oli enne otsustamist üleval. Ja nüüd teie küsimuse lõppfaasis, et te jõudsite selleni, et milline võiks olla siis näiteks 10 aasta pärast meie SKT, millised võiksid olla meie kasvuprognoosid siis ka selle 10 aasta jooksul. Siis ma ütleksin, et kõik oleneb sellest, millist maksupoliitikat me tegelikult siis Eestis selle perioodi jooksul ajame. Kui me ajame maksupoliitikat, mis toob siia välisinvestoreid, mis turgutab majandust, mis loob meile võimaluse luua uusi töökohti, siis ma ei välista, et see ei pruugi olla ka 10 aastat või olla hoopis lühem periood. Küsimus on ikkagi selles, kuidas läheb Eesti edasi peale 2015. aastat. Kuni 2015. aastani on Eesti pannud paika oma maksupoliitilised otsused ja suunised läbi koalitsioonilepingu. Aitäh teile. Eiki Nestor, palun. Kuna komisjoni esimehe kaasettekanne on kujunenud tavapäraseks sotsiaaldemokraatide vastaseks online propagandaks, mis põhineb räigetel valedel, lollustel ja eelarvamustel, siis mu küsimus on nende vaesekeste kohta, need riigid asuvad meist põhja poole. Kuidas nad üldse Soome, Rootsi, Norra, Taani, kuidas nad vaesekesed üldse on suutnud siiamaani meiega konkurentsis püsida? Aitäh, hea kolleeg. Aga avame natukene siis
tulumaksumäärasid erinevates riikides. Et oleks ka kõigile teada ja oleks ka informatsiooni, et ma palusin ka meie õigusanalüüsi osakonnal teha natukene siis kodutööd ja mida ma siis ka teada sain. Kui ma jõuan pärast ka selle küsimuseni, et kuidas nad siis konkurentsis püsivad, aga lihtsalt nii-öelda taustainfona. Et kui Eestis on tulumaksumäär hetkel veel 21% ja maksuvaba miinimum siis on tõusnud 2003. aastast 767 eurolt 1728 euroni siis tänaseks päevaks, siis Lätis on hetkel siis tulumaksumäär 25% ja maksuvaba tulumäär siis eurodesse ümber konverteerituna 600 eurot aastas. Aga Läti puhul tasub mainida seda, et maksuvaba tulu on võimalik siis suurendada laste osas ja see annab selles mõttes tugeva hüppelise tõusu 1080 eurot aastas siis Lätis lapse kohta. Leedus on maksuvabastuse baasmäär aastas siis 1633 eurot. Tuletan meelde, et Eestis on siis 1728. Aga siis see baasmäär on vaid palgatuludelt, mis on madalamad 2780 eurot aastas. Leedus on üks huvitav nüanss, et üle 910 euro kuus, ehk siis ligi 11 000 eurot aastas teenivatele maksumaksjatele ei olegi üldse maksuvaba tulu. Siis see on alates 2009. aasta kehtivast reformist. Ja ka Leedus on maksuvabastused on võimalikud siis juba alates esimesest lapsest. Esimese lapse puhul 29 eurot kuus, teise lapse puhul juba 58 eurot kuus. Nüüd, kui me läheme siis Skandinaavia riikide juurde, siis tõsilugu, Skandinaavias on peaasjalikult siis, kui võtame Soome, siis Soomes on tulumaksuvaba miinimum üle 1300 euro. Ehk täpsemalt öeldes 6100 eurot aastas. Soomes on küll maksureformi järgselt on üksikisiku tulumaks, ta on kahekomponendiline, kohaliku ja riikliku komponendiga. Ja seal on teatavaid, ta ei ole nii lihtne, kui on Eestis, aga kindlasti on väga oluline vaadata, et milline on tema tulumaksu miinimumi määr keskmisest palgast, et sellest me võime pärast eraldi rääkida, et kõikide riikide puhul keskmise palga näit, kus Eesti on muideks väga madalal tõesti, oleme ausad. Rootsis on tulumaksuvaba määr on ka sõltuv tulude suurusest ja Rootsis on huvitav, et 2012. aastal oli baasiline tulumaksuvaba miinimum oli 2046 eurot. Ja Rootsis on ta niimoodi, et Rootsis kasvab maksuvaba miinimum järk-järgult kuni 3709 eurini ja siis ühel hetkel hakkab kahanema tuludelt, et ta on selline sinusoidne. Ehk siis tulud teatavatelt tuludelt, mis ületavad siis ligi 38 000 eurot, siis tulumaksuvaba miinimum kahaneb, lõpuks jõuab siis selle ülevalt üle 3000 eurot jõuab alla 1400 eurole. Aga jällegi, seal on mitmed erisused, 65-aastastele on tulumaksuvaba miinimumi määrad on madalamad ja lapsed ja abikaasad deklareerivad oma tulusid siis ka eraldi. Ehk siis Saksamaal on baasiline tulumaksuvaba miinimum hetkel 2010. aastast on 8004 siis eurot aastas ja abikaasad võivad seda siis koos deklareerida, ehk siis sel juhul neil oleks kogusummas 16 800. Ehk kui te panete tähele, siis erinevatel riikidel on erinevad tulumaksuvabad miinimumid. Ja mis on väga oluline, on tegelikult nüüd, peaks võtma mingi indikatsiooni, ehk me peaksime, et oleks võrreldavad vaadata, siis võib tekkida küsimus, et ühes riigis on ju tulumaksuvaba miinimum on kõrgem kui teises riigis keskmine palk.
siis ei ole võimalik võrrelda võrreldamatut. Ehk siis on tegelikult mõistlik meil võrrelda ja siin on ka tehtud see võrdlus siis lähtuvalt keskmisest palgast. Ja siit tuli huvitavalt välja, et kus tõsilugu on ja on ka põhjus, et Eestil edasi minna, on see, et tõesti need riigid, mida te välja tõite, või peaasjalikult püüdsid eeskujuks tuua Skandinaavia riigid, et nendes on keskmine, suhestumine keskmisse palka on 30% või kõrgem tulumaksu miinimumi osas. Eestis on see väga madal, ligi 16%. Ja nüüd kui jõuda selle küsimuseni, et kuidas nemad nagu hakkama saavad, siis ma arvangi seda, et loomulikult nad saavad. Me ei ole jõudnud täna sellises tempos minna heaolu ühiskonna nende riikide juurde, kes täna siis on meile näitena toodud. Paraku me peame võrdlema ennast nende riikidega täna, kellega me alustasime ühelt nivoolt. Peaasjalikult, mis seal salata, endised Ida-Euroopa riigid. Me peame vaatama, võrdlema võrreldavat. Kui nüüd küsite, kuhu me jõuda tahame, siis loomulikult me tahaksime jõuda päeva lõpuks nende Skandinaavia heaoluriikide tasemele. Ja nüüd on küsimus, kas me jõuame sellele tasemele nii, et meie tulud palga näol, muude tulude näol on kõrged ja samal ajal meie maksukoormus ei ole nii kõrge. Elu näitab. Aitäh. Helja Pikhof, palun. Aitäh, austatud juhataja ja ettekandja. Kiire arvutus näitas, et 500 euroni tulumaksuvaba miinimum maksab vähemalt 1 miljard eurot. Ja ma arvan, et on igati otstarbekas minna edasi siin sotsiaaldemokraatide poolt ette pandud sammuga, tasa jõuad, kaugele sõuad. Minu küsimus on, et miks sina ja sinu erakond ei pea lugu pensionäridest? Nemad ju juba ammu ootavad, et keskmine pension saaks olema ja sealt suurem pension saaks olema tulumaksuvaba, ega te ju pensionäridele 10 aasta pärast seda raha tagasi ei maksa. Seda enam, et minister Taavi Rõivas on välja öelnud, et keskmine pension peaks olema vähemalt tulumaksuvaba. Et sellise liikumisega, nagu IRL on välja pakkunud või valitsuserakonnad, mulle tundub, et me nende huve ei täida. Aitäh, hea küsija. Te hurjutasite mind sellega, et ma vastandasin ennast teie sõnavõttudele ja teie siis maksupoliitilistele postulaatidele. Samal ajal teie küsimus oli selline, et ausalt öeldes ma ei saanud aru, millistele andmetele te hetkel baseerusite. Sest teie küsimuse asetus oli selline, et miks me ei mõtle täna pensionide peale ja miks me tekitame olukorra, et nende pensionid on, siis keskmine pension on tulumaksuga maksustatud. Ei ole ju nii. Mida te räägite? Ei ole ju nii. Tänasel päeval keskmine pension ei ole tulumaksuga maksustatud. Tänane pensionitõus, mis on 2013. aastal, juhuse tahtel või mitte, kuid täpselt langeb kokku selliselt, et lisaks täiendavale pensionäri maksuvabastusele on suurusjärgus 336 eurot. Kui te vaatate tänast tulumaksuvabastust või tulumaksu miinimumivabastust, lähtute sellest, milline on 144 eurot, lähtute sellest, milline on siis pensionäri täiendav tulumaksuvabastus, avastate, et on täpselt samas kohas 2013. aastal. Nüüd 2014. aastal, kui pension tõuseb 5%, 6%, mis protsent iganes siis saab olema, mis on võimalik siis lähtuvalt meie majanduskasvudest rahadest. Ma arvan väga õige. Me täna peame jõudma olukorrani, kus pensionärid oma keskmiselt pensionilt ei maksa tulumaksu keskmiselt pensionilt. Ma olen täiesti nõus teiega. Ma olen seda ka varem välja öelnud. See tähendab seda, et suure tõenäosusega me peaksime tegelikult järgmisel aastal suure tõenäosusega tõstma pensioni 15, 16, 17 eurot, ma ei taha siin spekuleerida, aga ma annan suurusjärgu. Me peaksime tõstma pensioni, et sel juhul seda väidet põlistada. Kui täna öelda seda, et pensionärid täna maksavad keskmise pensioni pealt tulumaksu, on ju vale väide. Ja nüüd on küsimus selles, et milliseks kujunevad meie võimalused järgmisel aastal. Ma väga loodan, et need võimalused kujunevad selleks, et me saame põlistada väidet, et keskmine pensionär oma pensionilt ei pea maksma tulumaksu. Aitäh. Jaak Allik, palun.
Lugupeetud ettekandja, kuna te väljendasite rõõmu selle üle, et arutelu läheb üle üldiseks maksupoliitiliseks diskussiooniks, on mul ka sellelaadne väga lihtne küsimus. Mis on teie seisukoht, kas praeguse üldise maksukoormuse juures on meie tänase avaliku sektori ülalpidamine jätkusuutlik või ei ole? Ja kui ei ole, siis kas te eelistate avaliku sektori kärpimist või maksukoormuse tõusu? Aitäh! See on hea küsimus. Mul ei ole kahjuks, me oleme läinud üldise diskussiooni peale, ma arvan, see on mõistlik. Mul ei ole kahjuks käes siin erinevaid karakteristikuid ja erinevaid diagramme, aga ma võin teile öelda, et kui me vaatame nüüd riigi valitsemise efektiivsust, ma loodan, et ma nüüd ei eksi. Ma mäletan siin mingi aeg tagasi, ma nägin, tõesti ma mälu järgi tsiteerin praegu, nägin siis protsendilisi arvutusi siis riigi efektiivsus ehk riigi kuludes siis riigieelarves. Et seal tuli välja, kui ma nüüd ei eksi, et 10 aastat tagasi siis olid kulutused ligi veerand, vist oli 24%, tänaseks me oleme jõudnud 17%. Ehk mis võib öelda, et me täna teeme tegelikult selle töö, mis seisneb riigi avalikus sektoris alates seaduste elluviimisest kuni lastele hariduse andmiseni. Et kogu avaliku sektori kulu on tegelikult täna läinud tunduvalt efektiivsemaks. Ma ei oska teile öelda täna, et milline protsent oleks mõõdik. Ma ei tea, kas see ongi kuskil arengukavades või kuskil välja öeldud. Küll aga ma olen seda meelt, et kui on võimalik efektiivistada siis riigi valitsemist, siis seda on mõistlik teha. Ma loodan, et ma sain aru teie küsimusest. Aitäh. Head ametikaaslased, mul on palve, et nii küsimustes kui ka vastustes me jääksime eeskätt eelnõu 359 SE piiridesse. Rein Lander, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, austatud ettekandja. Et teie sõnavõtust jääb mulje, et põhiline on see, et kust seda raha võetakse ja kuidas sellega edasi minna. Aga ma loodan, et need tegevused, mis täna Eesti riigis on, et on järgmise aasta riigieelarve koostamine Vabariigi valitsuses ja ministeeriumides, eelarvestrateegia on kirjutamisel, kindlasti nendele kitsaskohtadele ka tähelepanu juhivad. Minu küsimus on, et maksuaugud, teatavasti on meil riigis ju tegelikult nii Maksu- ja Tolliameti poolt rõhutatud kui ka teistest andmetest, meil on sadades miljonites veel maksuaukusid Eesti Vabariigis. Ja näiteks viimane Maksu- ja Tolliameti näide, et käibemaksuga saaks 110 kuni 155 miljonit eurot kokku korjata. Kas sellega ka tegeldakse? Kas see oli komisjonis aruteluks ka meil? Aitäh. Ma olen kahe vahel, et kuidas nüüd edasi minna, et lugupeetud juhataja ütles, me peaksime jääma väga selgelt eelnõu piiridesse ja tõesti fokusseerime ennast ainult sellele, aga ma ütlen ausalt, et komisjonis ei olnud seda arutlusel, aga kuna te ikkagi olete ju, teid ju huvitas, te reaalselt küsisite, siis ma vastan ja kui juhataja pärast teeb märku, siis ma võib-olla tõesti püüan fokusseerida ennast sellele eelnõu. Te alustasite tegelikult küsimusest, et kust raha võtta ja kuidas edasi minna. Kui te panete tänast debatti tähele, siis ei ole ainult sellel teemal olnud tegelikult küsimus. Üks pool on õige, kust raha võtta, aga teine pool on ju teie ettepanek katteallika selles osas, et te näete, et raha peaks võtma sellest, et tulumaksu määra langetada. Mis on ju tegelikult selles kontekstis teie poolt pakutuna ju õige, et sealt tuleb reaalne raha sel juhul, kui tulumaksu määra langetada. Et tegelikult ka maksupoliitiline debatt peaks täna käima ikkagi ka selles kontekstis. Et mõlemad on maksupoliitilised meetmed. Et kas me viime seda ellu või mitte. Et see ei ole ainult selles, et milline on kevadise majandusprognoosi näitaja, mis kindlasti on oluline. Kevadise majandusprognoosi näitaja on väga oluline. Ja nüüd tulles teie küsimuse juurde, siis maksuaugu osas. Et rahanduskomisjonis jah, tõesti, selle eelnõu kontekstis me ei kohtunud või meil ei olnud debatti
küll aga rahanduskomisjon on varasemalt mitmeid kordi kohtunud Maksu- ja Tolliametiga ja igakordsel kohtumisel on alati praktiliselt olnud see teema, mis on seotud siis maksutuludega ja maksutuludega just, mis ei laeku riigieelarvesse, mis on nii-öelda varjatud, on olnud teemaks, et Maksu- ja Tolliamet on näidanud neid, või ütleme, kirjeldab meile neid tegevusi, mida nad teevad selleks, et vähendada siis seda maksuauku. Tuletan teile meelde, et kas või siis nüüd lähiminevikust muudatused, mis olid seotud siis vedelkütuse turul. See on ka koostöös tegelikult ju Rahandusministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, aga ka siis parlamendi rahanduskomisjoniga, mis lõpuks heaks kiideti siin suures saalis. Need kõik tegelikult on ju töö selle nimel, et need maksuaugud väheneksid. Et me täna oleme jõudnud olukorda, kus maksuauk on kuskil kogu siis protsentuaalses mõttes vist kuskil ligi 10% või isegi natuke alla meie maksulaekumistes. See on ju prognoos, et me ei suuda ju seda täpselt ju kunagi öelda, kuna see ongi varjatud rahade laekumise loogika. Et ma just kohtusin siin või rahanduskomisjon kohtus ühe Kesk-Aasia riigiga, et sealne maksuauk oli siis koalitsiooni hinnangul 39% ja opositsiooni hinnangul 51%, et neil oli selline erinevused olid, nüüd oleks kindlasti hea vaadata, et mul ei ole seda andmeid ja ma arvan, et tänase diskussiooni tulemusena on päris huvitav tegelikult teada saada, et millised on arenenud lääneriikide siis eeldatavad maksuaugud. Et ma arvan, et sellise 10% maksuaugu juures me oleme suund on õige, kuhu me tahame suunduda, et see maksuauk väheneks. Aitäh! Sven Mikser, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Te vastuses Eiki Nestori küsimusele esitasite ise küsimuse, et kas me jõuame Skandinaaviale järele sellisel moel, et ühel päeval on meie palgatase samasugune, aga meie maksutase tunduvalt madalam. Ja olukorras, kus teie meile nii kauneid vastuseid annate, oleks ebaviisakas jätta teie esitatud küsimusele vastamata, nii et ma vastan, et ei, niimoodi me ei jõua kindlasti neile järele. Ma usun, et kolleeg Eiki Nestor on minuga nõus. Aga nüüd Läti ja Leedu juurde, et ma usun, et meie inimgeograafist rahandusminister Jürgen Ligi nõustub minuga, et Läti ja Leedu ei asu Eestist mitte põhjas, vaid hoopis lõunas. Aga kuivõrd Läti ja Leedu implitsiitne tööjõumaksude tase on Eestist teadaolevalt madalam, siis ma küsikski, et kas nemad on hetkel nii-öelda meile järele võtmas või mitte ja kui ühte või teistpidi, siis miks? Aitäh! Head ametikaaslased, mul on siiras palve, et me jääme tugevasti eelnõu 359 juurde. Ja ettekandja, palun. Aitäh! Ma tunnen selja taga seda valvsat pilku, mis jälgib, kuidas ma nüüd vastan, ma püüan hästi lühidalt teile öelda, et riigid on omavahel konkurentsis. Ei ole mitte täna, vaid oli ka 10 aastat tagasi ja mitte ainult riigid, kes asuvad meist lõuna pool, vaid ka riigid, kellega me tegelikult meist asutsevad põhja pool. See konkurents on eluterve konkurents. Jälgitakse ju tegelikult erinevaid maksupoliitilisi otsuseid, jälgitakse mitte ainult tulumaksumäärasid, jälgitakse tegelikult võimalikke erisusi, mida tehakse, jälgitakse lihtsust, jälgitakse investeeringute võimalusi ja kergust, kuidas riik investeeringuid sisse meelitab ja loomulikult jälgitakse ka sotsiaalsüsteemi, mis on väga oluline. Et me oleme selles konkurentsis ja eks elu näitab, kuidas see konkurents heas mõttes meid edasi viib. Et täna võiks öelda, et me peame alati võrdlema, veel kord, me peame võrdlema ennast sellest, kust me tulime ja ma arvan, selles konkurentsis, kust me tulime viimase 10 või isegi täpselt 20 aasta jooksul, me oleme päris hästi hakkama saanud. Aitäh! Kalev Kotkast, palun! Tänan, härra istungi juhataja, austet kaasettekandja. Üheks etteheiteks meie eelnõule oli see, et see ei arvesta pikemaajaliste prognoosidega. Et millistele prognoosidele tuginevad koalitsioonipoliitikute väljaütlemised, näiteks minister Ligi, sina ise, kolleeg Palts, kui te 11 üle trumbates pakute maksuvaba tulu määraks 500 kuni 5000 eurot kuus. Kas on olemas selliseid prognoose, millest meie ei teagi midagi? Aitäh!
Ja aitäh, hea küsija. No näete, kuidas muganduvad küsimused aegade jooksul. Nüüd te juba jõudsite, et näete 500 kuni 5000 eurot kuus, et natukese aja pärast keegi tsiteerib teie küsimust ja ütlebki, et te räägite 5000 eurost kuus. Et nii need mugandused tihti tulevad, aga tulles teie küsimuse enda juurde, et on oluline vahe, kas sa annad Riigikogus üle eelnõu, mis ütleb ära selle, kuhu sa tahad jõuda ja kuidas sa tahad jõuda, või sa annad edasi esimeses etapis nägemuse, kuhu sa tahad lõpuks jõuda. Ja siis, kui sul on olemas reaalsed andmed, annad sa juba ka sisendi selleks, et lähtuvalt oma võimalustest ju edasi tegutseda. Et ma arvan, et see on see vahe. Ja ma arvan, ka tegelikult vaadates teie eelnõud, siis ega teie eelnõul võrreldes mitmete varasemate eelnõudega ei ole selles kontekstis midagi vigat, et võib öelda, et teil on ju katteallikad kui sellised olemas. Alatine probleem on see, et teil pole katteallikaid. Või isegi ütleme, kui teil on olnud suhtkond korrektsed, siis ühel teisel erakonnal opositsioonil pole olnud üldjuhul katteallikaid korrektsetena. Küsimus on maksupoliitilistes eesmärkides ja maksupoliitilistes kokkulepetes. Kuna te näete täna katteallikana antud eelnõu puhul tulumaksuprotsendi langetamist, mis on kokku lepitud 2015. aastas selle tühistamist. Ehk teistpidi võiks öelda siis, et te näete 1% tulumaksu määra tõstmist 2015. aastal. Me võime ka ju nii selle sõnastada. Siis selle rahaline number on kuskil suurusjärgus 60 miljonit eurot. Et teil on täiesti õigus panna neid kaalukausile. Et seda ei saa teilt, seda õigust ei saa teilt keegi ära võtta. Nüüd küsimus on selles otsustes, et kas ta peaks tegema või mitte. Et ma veel kord rõhutan, et ma arvan, et lähtuvalt nendest kokkulepetest, mis on tehtud mõned aastad tagasi, ja ma ei räägi siin õigustatud ootusest, mida ministeerium ütles, et kindlasti selles on ka oma aspekt olemas, aga ma nendin, et 2 aastat on ju tegelikult siin aega. Aga lähtuvalt nendest kokkulepetest ma arvan, et me ei peaks täna muutma siis seda protsenti. Ja kui me teda ei muuda, siis ju tekib kohe küsimus, on ju, et teie eelnõu seda väga selgelt nägi ette. Me veel küsisime ka komisjonis üle, et kas te olete valmis nii-öelda leidma siin näiteks mingi kompromisse, et te loobute tulumaksu määra siis tõstmisest 2015. aastal. Et te loobute sellest, kas te olete valmis selleks? Selleks võib põhjus edasi minna, aga siin oli väga selge, et jäädakse selle eelnõu raamidesse. Aitäh. Neeme Suur, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja, konkreetse eelnõu piires. Et nagu ma aru sain, komisjon tõi oma tagasilükkamise ettepanekus eelkõige välja selle, et selle eelnõu tulemusena Eesti kaotab konkurentsivõimes. Ja nagu ma diskussioonist aru sain, on mure olnud eelkõige Soome ja Läti pärast. Et kui me nüüd vaatame, mismoodi numbrid ütlevad, siis nad ütlevad, et Eestisse on välisinvesteeringuid 2007–2011 tulnud ühe inimese kohta $2454, samal ajal Soome $7292 $1000 ja Rootsi $12 244. Samal ajal 2004–2011 on Eestis olnud otsesed välisinvesteeringud 3 korda suuremad kui Lätis ja Leedus. Et tundub, et see hierarhia on nagu paigas ja see ei sõltu väga otseselt nüüd sellest, et kui suur on sotsiaalne turvalisus. Meie eelnõu eesmärk on tõsta sotsiaalset turvalisust. Kuidas see komisjoni arvestes vähendab meie konkurentsivõimet? Aitäh. Aitäh. Ma mõtlen praegult, et pärast oleks päris huvitav vaadata ka stenogrammist oma sõnu, et vastused lähevad pikaks ja väga huvitav on, et mida siis loetakse kõigist nendest vastustest välja, et kas tõesti on mingid erinevad aspektid, aga ma mõtlen, kas on võimalik olnud minu vastusest välja lugeda seda, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmine vähendab Eesti riigi konkurentsivõimet. Ma arvan, et ma ei ole seda öelnud, ma usun, et ma seda pole öelnud, aga kindlasti me saame üle vaadata. Aga täpsustame üle selle. Ma arvan, et iseenesest tulumaksuvaba miinimumi tõstmine on väga mõistlik ettepanek. Ja kolleegid, väga mõistlik ettepanek. Isegi enam, ma arvan seda, et teie tulumaksuvaba miinimumi tõstmise eelnõu, mis sätestab antud hetkel, et seda peaks tõstma järgmisel aastal 16 euro võrra,
ja jõudma siis 660 euroni. Ma arvan, et tegelikult on see vähe. Ja kolleegid, ma arvan, see on vähe. Vaadates, milline on olnud kas või tarbijahinnaindeksi muutus viimasest tulumaksumiinimumi tõstmisest. See ei kataks seda ära. Ma arvan, et see on vähe. Nüüd küsimus, et üks asi on arvamus ja teine asi on võimalused. Et vaatame ära. Kui on võimalik, ma ütlen tõesti, kui on võimalik tõsta tulumaksuvaba miinimumi selles ulatuses, mis te olete ette pannud, või isegi suuremas ulatuses, kui on võimalus, siis ma arvan, et peaks seda tegema. Kindlasti need kokkulepped sel juhul seisavad ju koalitsioonil ees. Sest mis see on? Kui tegelikult on tekkimas võimalused, siis järeldub on poliitilise debati koht. Mida teha majanduskasvust tuleneva rahaga? See on ju poliitilise debati koht sel juhul. Ma arvan, et see tuleb kindlasti selle ära pidada. Aga kindlasti ta ei vähenda konkurentsivõimet, et seda kindlasti mitte. Tulumaksu või miinimum konkreetne tõstmine. Seda kindlasti mitte. Aitäh. Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud juhataja ja ettekandja. Et loomulikult ma tean, kui palju on täna keskmine vanaduspension ja maksuvabastus siis ka pensionäridele. Aga ma tulen ikkagi meie eelnõu juurde. Ma ei rääkinud aastast 2013, ma rääkisin aastast 2014, 2015, 2016, mida meie eelnõu siis käsitleb. Ja tulumaksuvaba miinimum tõstmine peab ikkagi käima ees, muidu jõuab pension järgi. Ja siit ka minu küsimus, aga küsimus on natuke laiem, et kas sa ei arva, et selle tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega peaks kiirustama, sellepärast, et meil on väga palju madalapalgalisi töötajaid ja ausalt öeldes kas või miinimumpalgat. See tulumaks, mis maha läheb, on väga suur nende jaoks vähemasti, et ka miinimumpalk võiks olla ju tulumaksuvaba. Aitäh. Aitäh, hea küsimus ja ütlen, arvan küll, jah, muidugi arvan. Loomulikult tuleb kiirustada. Ma arvan, et tulumaksuvaba miinimumi tuleb tõsta mitte ühel aastal, vaid üldjuhul tuleb tõsta seda ikkagi sellise pidevas muutumises. Ma vaatasin just Inglismaal on selline olukord, et Inglismaal Ühendkuningriikides on täna tulumaksuvaba miinimum 30,6%. See on täna. Nüüd sellel kuul just aprillis 2013 tõstavad Ühendkuningriigid, me räägime siis protsendina jällegi, me räägime siis tulumaksuvaba miinimumi suhestumine keskmisesse palka. Me peame võtma mingi indikatsiooni, see annab meile see indikatsiooni. Et Ühendkuningriigid tõstavad nüüd sellel kuul, siis aprillikuul, mis nüüd tuleb, tõstavad 30,6%-lt 35,6%-le. Ehk 5% tõstavad oma tulumaksu vaba miinimumi. Nende 5%, te võite ette kujuta, mis nende keskmine palk on, ehk siis kui palju tegelikult tõstetakse. Ja lisaks sellele on võetud vastu juba poliitiline otsus, et 2014. aasta aprillis, aasta pärast, tõstetakse sellelt 35,6%-lt 37%-le. Et sellised kokkulepped on poliitiliselt ära tehtud. Ja erinevad põhjused, miks seda tahetakse teha, et ma kindlasti toon ka välja oma hilisemas sõnavõtus, mida siis ma tulen ka fraktsiooni poolt esitama. Aga ma täiesti kindlalt olen veendumusel, et kui meie rahalised võimalused lubavad, siis me peaksime tulumaksu miinimumi tõstma. Ma veel kord rõhutan, et teie eelnõu näeb praegult ette seda, et ühe asja me peame selles eelnõus ühe asja eelnõus väga selgelt püsti panna. See on see, et 1% tulumaks, mis 2015. aastal peaks langema 1% võrra, te ütlete, ei, seda ei tohi teha. Me ei ole sellega nõus. Me oleme selles kokku leppinud, me ei ole sellega nõus. Aitäh. Helmen Kütt, palun. Tänan, härra eesistuja, lugupeetud rahanduskomisjoni esimees, väga näitajale meisterlik ettekanne ja teie selgelt nägemine või ettevaade 10 aasta taha teeb kindlasti silmad ette isegi selgelt nägijatele. Aga mul on küsimus eelnõu kohta ja küsimus on selline, et te kinnitasite veel ka Neeme Suurele vastates, et 160 eurot maksuvaba tulu ongi vähe, peaks olema rohkem, näiteks 165 või veel rohkem. Siis miks komisjon ei kaalunud varianti eelnõu lugemine lõpetada ja oodata
ära 4. aprilli analüüs ja siis oleks olnud IRL-il näiteks võimalus teha ettepanek 165, 170 või et liikuda siis 10 aasta sammude ja kauge unistuse poole. Et miks seda varianti ei kaalutud? Aitäh, hea küsimus. Ma olen sellele püüdnud ka vastata tegelikult oma varasemates vastustes, aga kordan üle selle. Kordamine on tarkuse ema. Et enne hääletust ma tegelikult veel küsisin üle, kas eelnõu algatajad teie näol on kinni selles dogmas, selle 1% dogmas. Et head kolleegid, poolt lahendust me siin ei saa teha. Te olete väga selgelt öelnud seda, et te näete tulumaksuvaba miinimumi tõstmist perioodi jooksul ja te näete tulumaksumäära taastamist 21%-le, 20%-lt. Varem otsustatud eelnõu, mis tänaseks on tegelikult juba seaduseks muutunud, selle tühistamist. Te näete tulumaksu tõstmist 1% võrra 2015. aastal. Me ei ole sellega nõus. Nii lihtne see ongi tegelikult. Me ei ole sellega nõus. Ehk kui me räägime mingitest muudest katteallikatest, siis miks mitte? Aga kui te ütlete väga kindlalt, ei, 2015 peab olema tulumaks 21% ja ma ei välista, nagu ma spetsiaalselt tegelikult tahtsin ju teada, mida eelnõu algataja arvab siis üldises maksukontseptsioonis, sest tegelikult teie eelnõud vaadates jäi mu mulje, et te tegelikult olete rahul selle 21%-ga. Te ei rääkinud nüüd selle eelnõu kontekstis sellest, et näiteks võiks mingites tuludetsiilides veelgi rohkem tõsta. No ma saan aru, et nüüd eelnõu algataja ütles, et jah, et ta räägib nüüd ainult nagu katteallikate kontekstis. Ma näen tegelikult, et oleks võinud võtta selle suuremalt siis ette, et anda uuesti oma nägemus, maksupoliitiline nägemus. Aga juba praegult ma arvan, et ei ole mõistlik hetkel hüppeliselt tõsta siis tulumaksuvaba määra. Nii et see on ka väga lihtne põhjus. Aitäh. Jaak Allik, palun. Lugupeetud ettekandja, ma tahaksin lihtsalt täpsustada stenogrammi huvides. Mina küsisin teilt avaliku sektori jätkusuutlikkuse kohta praeguse maksukoormuse juures. Te vastuses kasutasite mõistet riigivalitsemise kulud ja rääkisite, et see on muutunud efektiivsemaks 24%, 17%-ni. Mina pidasin avaliku sektori silmas kogu avaliku sektorit, riigikaitse, haridus, sotsiaalhooldus, tervishoid, kultuur, sisejulgeolek ja nii edasi. Kas te pidasite vastuses seda sama silmas või rääkisite riigivalitsemiskuludest kitsamast tähendust? Ja, aitäh. Ma arvan, et ma tunnetan, et me lähme järjest sügavamale nüüd erinevate siis teemadega ja ma tunnetan seda, et me hakkame isegi ära kalduma juba. See pole isegi enam väga maksupoliitiline debatt, mida me ühel hetkel hakkame pidama. Et ma võtan endale siis võimaluse siis ühe korra vähemalt selle meie debati jooksul öelda, et me tõsilugu, et me seda komisjonis ei arutanud ja kui te tahate seda debatti jätkata, siis ma otsin üles ka need diagrammid, et vaatame siis, milline on siis avaliku sektori osakaal ja miks mitte ka sellel teemal siis eraldi ka rääkida. Aitäh. Neeme Suur, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud ettekandja. Kõigepealt nii palju täienduseks, et sotsiaaldemokraatide eelnõu eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tõstmine ja maksukoormuse õiglasem jaotamine ühiskonnas. See asjaolu, et koalitsioon sellega nõus ei ole, on üldiselt laialt teada olev ja selles suhtes ka arusaadav. Aga mis puudutab nüüd küsimus, siis ütlesite, et eelnõu tagasilükkamise põhjustab ka ühest otsast seaduse kindluse põhimõte. Ehk siis, et kui juba kord on otsustatud üksikisiku tulumaksumäära langetada, siis seda otsust tagasi lükkama ei peaks. Et kas see seaduskindluse põhimõte on midagi, mis kehtib ainult praegusel juhul või mis on iseloomulik ka teistele koalitsiooni eelnõudele? Näiteks eelmisel nädalal me siin otsustasime muuta järjekordselt looduskaitsealuste maade tagasiostmise korda ja see on muutnud iga 3 aasta tagant ja seaduskindlusest ei ole mingit juttu. Kuidas see kriteerium tekib? Aitäh. Aitäh. Hea küsimus. Püüan vastata. Ma kõigepealt alustan sellest, mis oli teie sissejuhatus. Samal ajal teie küsimus kuuldes püüdsin kiirelt veel kord üle lasta silmadega teie seletuskirja ja selle seaduseelnõu juurde. Te ütlesite, et teie eelnõu eesmärk on sotsiaalse turvalisuse tõstmine. Mulle tundub, et nimelikkusega ei ole teile ühelgi, ma loodan, et ma ei ole ülekohtune teile, ma pean üle vaatama, ma arvan, et teile ühelgi hetkel
kasutanud sellist lauset oma eelnõus. Ma vaatan praegu eelnõu sisu võrdlevat analüüsi, hästi kiirelt püüdsin, see eelnõu seletuskiri ei ole just väga pikk, et ei ole ühelgi hetkel, et kui te loosungiga olete seda öelnud, siis vähemalt ei ole seda oma seletuskirjas öelnud. Vähemalt mulle tundub, et ma ei ole ülekohtune teie osas. Aga nüüd seaduskindlusest rääkides, siis ma annan teile korra ülevaate. Ma vaatan, et hetkel on küsimuste voor on lõppenud, äkki see kergitab kohe siis küsimuste vooru. Et ma annan teile ülevaate korra sellesama paragrahvi 23 ehk siis maksuvaba tulu osas siis võimalikud muudatused, mis on toimunud, et see annab teile siis ka omakorda palli selles kontekstis, et milline on nagu seaduskindlus. Et 2006. aastal jõustus siis tulumaksuseaduse paragrahv 23 sellises sõnastuses, mis ütles, et residendist, me räägime kogu aeg siis residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulu ja siis tema võimalikust maksuvaba tulu mahaarvamisest. Et 2006. aastal jõustus siis ta summas 24 000 krooni, mis oli sel hetkel 128 eurot kuus, 2006. Nüüd võeti vastu uus seadus, mis 2008. aasta 1. jaanuaril jõustus ja siin pandi paika lähituleviku nägemus. See on just see, millest me varasemalt ka rääkisime, et kas peaks tegelikult olema mitte ühe aasta kontekstis, vaid ikkagi mingi pikemate perioodide kontekst, kui seda vähegi rahalised vahendid võimaldavad. Siis sel hetkel jõustunud 2008. aasta eelnõus, mis seadusena jõustus, seesama paragrahv 23 muutus selliseks, et nähti ette, et 2008. aastal siis on 27 000 krooni, see oleks siis lihtsuse huvides ma räägin, mis ta siis kuus on, ja eurodes 144 eurot. 2009. aastal oleks 30 000 krooni, siis aastane maksuvaba tulu, see oleks tähendanud siis 160 eurot eurodes kuus. 2010. aastal 33 000 krooni, mis oleks olnud siis 176 eurot kuus, ja 2011. aastal 36 000 krooni, mis oleks olnud siis 192 eurot kuus. See eelnõu jõustus seadusena 2008. Nüüd tõusiski 144 euroni vastavalt kokkulepetele ja aasta hiljem, juba 2009. aastal nihutati, kuna me suundusime kriisiaastatesse, meil ei olnud rahalised võimalused, ei olnud sellised, mis oleks võimaldanud siis kõiki neid varem kokku lepitud siis ellu viia, siis sel hetkel tehti muudatus ja nihutati kõiki neid kokkuleppeid ühe aasta võrra. Ehk siis 2009. aasta 1. jaanuaril öeldi, et see, mis oleks pidanud tulema 2009. aastal, ehk siis 30 000 krooni ehk 160 eurot, saab olema 2010. üks aasta edasi. Ja vastavalt 2011, 2012, 176, 192. Nihutati ühe aasta võrra. No, keegi teadnud täpselt, milliseks ja kui suureks see kriis kujuneb. Aasta läks edasi ja enne imet 2010. aastal 1. jaanuaril, ennem rääkisime 2008, siis 2009 1. jaanuar, 2010. aasta 1. jaanuariks oli selge, et sel hetkel raha ei võimalda teha selliseid hüppelisi muudatusi, selles kontekstis hüppelisi muudatusi. Ja tehti muudatus. Ja muudatus oli selline, et fikseeriti ära, et see tulumaksuvaba miinimum või see maksuvaba tulu siis määr, maksuvaba tulu määr on siis see 27 000 krooni, mis oli varasemalt juba 2008. aastal kokku lepitud, ehk siis 1725,61 eurot. Fikseeriti ära. Ja ei võetud endale lähitulevikuks uusi potentsiaalseid kohustusi. 2011, 2012 neid võimalikke kohustusi enam ei määratletud seaduseelnõus ära, selle samas paragrahvis 23. Ning viimane muudatus sellele paragrahvile on siis aastast 2011 ehk veel aasta hiljem ja siis oli tõesti seoses euro üleminekuga oli siis summeeritada siis komakohad täpsemaks ja öeldi ära, et see siis ei ole mitte 1725,61, vaid on 1728 eurot. Et need on need muudatused, mis on toimunud selle paragrahviga 23, 2006 1. jaanuar, 2008, 2009, 2010 ja 2011 1. jaanuar. Ja nüüd on küsimus selles, et nüüd jõuame teie seaduskindluseni ja selleni, et kas tohib teha muudatusi või ei tohi teha muudatusi. Jah, loomulikult võib teha muudatusi.
Jah, loomulikult võib teha muudatusi ka 2015. aasta tulumaksu määra langetamise osas. Loomulikult. Võib ju teha selle, et nii nagu te ütlete, et tõsta 1% 21-ni 2015. aastal. Tuletan meelde, et see langeb 20-ni. Võib jõuda ka kokkuleppele, et vastupidi 1% langetamisele tõstame veel 5%, 26%-ni, nii nagu te olete teinud ettepaneku ühes oma varasemas eelnõus. Või 33%-ni, nii nagu Keskerakond teid ettepaneku. Neid kokkuleppeid võib teha. Küsimus, kes on koalitsioonipartnerid sellise kokkuleppe jaoks? Tänane koalitsioon ei ole selleks valmis. Aitäh. Toomas Tõniste, palun. Ja aitäh, kuulates seda huvitavat diskussiooni ja neid küsimusi eelnõu algataja poolt ja sisukaid vastuseid, mul tekkis küsimus, et kas komisjonis ka arutelu oli, et siin saalis peab kõiki neid küsimusi esitama ja nii pikalt vastama, aitäh. Aitäh. Meil ei ole teiega kokku lepitud selle küsimuse niisugune asetus, aga ma ütlen teile ausalt, et mind hämmastas tegelikult see, et ütlen ausalt teile välja, et kui meil on olnud komisjonis eelnõusid, kus meil on debatt olnud pikk ja mina ka komisjoni esimene nii-öelda heas mõttes selle kunagi debati nagu tapnud, kui nii-öelda jutumärkides, et isegi siis, kui komisjoni liikmetel on oma arvamused juba eelnevalt, enne debatti, tihti on juba tegelikult mingid arvamused ju varasemalt välja kujunenud, siis meil on olnud debatte, kus on tunde läinud. Ma ütlen ausalt, et üllatav, aga see debatt oli 17 minutit komisjonis. Mind pani see hämmastama ja ma palusin nõunikult pärast üle küsida, et miks see oli, siis ma ka ise üllatusin, et tegelikult ei olnud seda debatti. Aga seda meeldivam on, et siin saalis on see tegelikult selline üldine maksupoliitiline arvamuste kujundamine ja väljaütlemine siis aset leidnud. Aitäh. Deniss Boroditš, palun. Aitäh, istungi juhataja ja ettekandja. Kui vaadata seda debatti, siis seda võib jaotada 2 osaks. Esimene osa, mis puudutab debatti, kas ja kui palju peab siis tulumaksuvaba miinimumi tõstma ja siin ma saan aru, on olemas praktiliselt üksmeel, nii eelnõu algataja, nagu oma seaduseelnõus välja pakub, kui ka teie räägite, et õiglasem oleks seda tulumaksuvaba miinimumi tõsta. Ja teine debati pool keskendub katteallika peale, kus on, ma saan aru, eriarvamused. Aga kuna tegu on seaduseelnõuga, mis seaduse vastuvõtmiseks vajab 3 lugemist, et äkki ongi siis mõttekas seda debatti jätkata ja siis näiteks teiseks lugemiseks, kui teie ka toetate, et tulumaksuvaba miinimum peab tõusma, et siis jätkata seda eelnõu menetlemist edasi ja siis otsida Eesti rahva huvides, kuidas ja mille arvelt seda teha. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Hea Deniss Boroditš, ma ei taha minna isiklikuks, aga ma ütlen, et ausalt, teil oleks tasunud olla terve selle debati ajal saalis, mida te ju ei olnud, ma ju visuaalselt nägin, et teid ei olnud siin saalis. Kui te oleksite olnud saalis, siis te oleksite pannud tähele, et tegelikult see küsimus on juba läbinud siinse debati foorumi. See küsimust on juba küsitud, aga kuna te küsite veel korra, siis ma vastan veel korra teile. Kuna teil on katteallikana selgelt ette nähtud 1% tulumaksumäära tõstmine 2011. aastal, valitsev koalitsioon ei ole täna sellega nõus, siis ei ole võimalik minna selle eelnõuga edasi. Teie jääte kindlalt oma positsioonidele ja valitsev koalitsioon on kindlalt oma positsioonidele. Aitäh. Deniss Boroditš, palun. Ja kui asi läks isiklikuks, siis ma tuletan ka ühe nüanssi meelde, et kui me arutasime siin maamaksu vabastust ja vastavat eelnõud, siis seal, kui me vaatame katteallikaid, seal need üldse polnud eelnõu esitamise ajal ja siis ei häirinud seda seaduse vastuvõtmist. Et kui küsimus ainult katteallikas, mitte sisus, siis mõistlikum oleks minu arvates ikka jätkata seda teema arutelu ja tõesti siis, kui teile see ei sobi, siis üldeesmärgi saavutamise huvides asja vaadata edasi ja otsida võib-olla teisi katteallikaid. Aitäh. Aitäh. Ma jätan teile võimaluse interpreteerida teie mõistes mõistlikku ja minu mõistes mõistlikku erinevate suunitlustega ja erineva selles mõttes arvamustasemega, et ma ei suru teile kindlasti peale lõplikult oma arvamust ja ärge suruge ka mulle seda peale, et ma veel kord ütlen, et see nägemus, mis on täna tulnud sotsiaaldemokraatidelt oma eelnõu positiivse poole pealt tulumaksuvaba miinimumi tõstmise osas on igati teretulnud. See nägemus teha võimalikke tulevasi maksupoliitilisi muudatusi lähiaastatel tulumaksu määra tõstmise näol ei kanna hetkel seda ideoloogiat, mida valitsus on soovinud ellu viia.
Nii et ma küll täna teen ettepaneku kindlasti seda eelnõu mitte toetada selles sõnastuses, nagu ta on siia Riigikogu saali antud. Aitäh teile! Ja ettekandja, ma tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimised? Soovivad. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Eiki Nestor, palun. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, kes on tähele pannud, ma kasutan kirjutatud teksti siit kõnepuldist väga harva, aga seekord ma pean seda tegema ja selleks ajendas mind nii debatt rahanduskomisjonis kui ka tänased küsimused-vastused. Eelkõige on nüüd järgmised tsitaadid mõeldud austatud Riigikogu liikmetele valitsuskoalitsioonist, aga mine tea, võib-olla ka mõnele opositsioonisaadikule, kes tulevikus valitsuskoalitsioonis olles järsku ka hakkab eksima. Nimelt Eesti Vabariigi põhiseadus 4. peatükk, paragrahv 59. Seadusandlik võim kuulub Riigikogule. Paragrahv 60. Riigikogul on 101 liiget, Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel ja Riigikogusse võib kandideerida iga vähemalt 21-aastane hääleõiguslik Eesti kodanik. Ja kuidas te seda põhiseadust ka ei loe, algusest lõpuni või lõpust tagurpidi, te ei näe kuskilt, et rahvas valiks rahandusministrit. Ja seadusandlik võim kuulub Riigikogule tähendab, et meie siin võtame vastu seaduseid ja tulumaksuseadus on ka seadus. Ehk teisisõnu, mis iganes riigi strateegia, ka eelarvestrateegia, peab vastama nendele seadustele, mis on riigis vastu võetud või mida meie siin arutame. Antud eelnõu kontekstis on oluline, mis tulumaksuseadus tulumaksuvaba miinimum suurusena peabki olema liikuv suurus. Eesti riigis on mõistlikult kokku lepitud, et riigieelarve strateegiaid koostatakse pidevalt 3 aasta peale ette. Järelikult peaks olema ka tulumaksuvaba miinimum pidevalt 3 aasta peale ette planeeritud. Nagu te debatist aru saite, kes eelnõud ei ole pidanud võimalikuks lugeda, siis isegi need samad tõusud on juba kunagi poliitilise kokkuleppena seaduses olnud, just täpselt samas suurusjärgus. Valitsusliit küll võiks nüüd selgelt välja öelda, et miks ta eelistab langetada tulumaksumäära ja mitte tõsta tulumaksuvaba miinimumi. See on tegelik debati koht, mille austatud komisjonipoolne kaasettekandja siin nagu kommenteerimata jättis, sest õigustatud ootus tulumaksuvaba miinimumi suurendamisele on kindlasti vaata et pikaajalisem ju kui maksumäära langetamisele. Nii et selle eelnõu korral, vabandage mind, ei ole tema riigi strateegilise rahaplaneerimise huvides küll midagi ette heita, et on tehtud tõesti selles vaimus, et on 3 aastat ette teada, kui palju ta tõuseb, ja muuseas see tähendaks ka seda, et järgmisel aastal peaks uuesti arutama, kui palju ta tõuseb siis juba aastal 2017. Oleks lootnud valitsusliidu poolt selle lahmimise asemel 500-st 5000 euroni ja selle asemel, et ma ei pea ka väga mõistlikuks, et rahandusminister käib välja veksleid, mis võib-olla tema võimuaja sisse ei käi, aga selle üle võib ka omamoodi debateerida. Küll oleks aga olnud mõistlik käituda sellel moel, et see eelnõu jääb Riigikogu menetlusse, kui 4. aprilli strateegia ka kinnitab, et selleks võimalused on olemas, siis menetleda teda edasi, võib-olla tõsta isegi miinimumi rohkem kui vaja, aga kindlasti, et kuna siin oli juttu sellest, et millega keegi mitte mingil juhul ei nõustu, siis mina kardan, et kui valitsusliidu poolt tulebki mingi ettepanek tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks järgmisel aastal, siis ta jääbki ühekordseks sammuks. Nii et kui teie nüüd oma eelnõud ette valmistate,
siis käituge ka riigi raha planeerimise seisukohalt loogiliselt. Aga Riigikogu võtab vastu otsuseid, seaduseid ja selle järgi tehakse strateegiaid, mitte vastupidi. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Sven Sester, palun. Palun 8 minutit. Lugupeetud kolleegid, natuke maksusüsteemi muutuse mõjust majandusele. Maksude nende määrade muutumisel võib olla erinevaid eesmärke. Kui maksureformi eesmärgiks on soov tagada maksukoormuse jaotuse neutraalsus, siis maksuvaba tulu mõju kompenseerimine teostatakse tänapäeval üldjuhul kaudse maksustamise abil. Maksusüsteemi puhul on tähtsad nii efektiivsuse kui ümberjaotamise küsimused. Maksureformi sisu ja mõtte kriitiline hinnang peab arvesse võtma ka sotsiaalseid eelistusi, mille taustaks on viimase 10 aasta jooksul toimunud muutused tulujaotuses. Täiendav euro madala tuluga kodanikule tähendab selgelt palju enam kui kõrgemapalgalisele ning ühiskondlikud eelistused kujunevad selle alusel, milline on inimeste arusaama majandusliku toimetuleku erinevusest. Absoluutselt nõus. Füüsilise isiku tulumaksusüsteemid Euroopas on peamiselt progressiivsed, ent astmemäärad ning ümberjaotuse ulatus erinevad väga suurel ulatusel. Kui hinnata füüsilise isiku tulumaksu osakaalu kogutulust Euroopa Liidu kontekstis, kuulub Eesti kõige madalama tasemega Ida-Euroopa riikide sekka. Kusjuures 4 riigis, Slovakkia, Tšehhi, Poola, Ungari, on füüsilise isiku tulumaksu osakaal Eesti näitajast väiksem. Seejuures on Põhjamaadega võrreldes vastav indikaator muidugi suisa mitu korda kõrgem. Tarbija heaolu kahaneb, kui netopalk langeb või hinnad tõusevad. Kui palgad ei muutu, ent hinnad tõusevad, on tarbija samas olukorras, kui oleks netopalk kahanenud, aga hinnad samad. Nendest muutustest tingituna reageerib nõudlus ja pakkumine majanduses tervikuna. Tulumaksu vähenemine või tulumaksuvaba miinimumi suurenemine toob kaasa kasvu netopalgas, kusjuures otseste maksude efekt kandub pea täielikult üle palkadesse. Majanduspoliitikas on töökohtade loomise ja säilitamise osas viimase 20 aasta jooksul rõhutatud tööjõuga seonduvate maksude, see tähendab otseste maksude langetamise olulisust. Maksutulude kaotuse kompenseerimiseks eelistatakse kaudsete maksude tõstmist. Siiski lahknevad arvamused muudatuse spetsiifilisema mõju osas majanduses. Euroopa Komisjon ja OECD jagavad seisukohta, et otseste maksude langetamine soodustab nõudlust tööjõu järele. Pakkumise olulisust pooldav seisukoht aga toob esile mõju netopalgale. Kasutatava tulu kasv tekitab täiendava tööjõu pakkumist ja soodustab hõivet. Järeldustes aga ollakse samal seisukohal. Läbi kogu nõudluse kasvu on positiivne mõju SKT-le garanteeritud. Natuke ka maksuvaba tulu suurendamisest ja alternatiividest. Eesti 2013. aasta riigieelarve seletuskirjas on täheldatud, et majanduspoliitika eesmärk on vähendada tööjõuga seotud makse. See eesmärk on vastavuses nii maksuteemaliste uuringute globaalse suundumuse kui makrotasandiga seoses. Seetõttu võib ka maksuvaba tulu ja sellega seonduvate ettepanekute analüüsil teha järelduse, et võimalikud muudatused ei tohi suurendada ning pigem peavad vähendama tööjõuga seonduvate maksude kogumist. Rahandusminister ütles ühes oma intervjuus, et 10 euro võrra maksuvaba tulu tõste tähendab riigi jaoks 20 miljonit eurot laekumata jäävat tulu. Samas ei arvesta, mulle tundub selline järeldus netopalga suurenemise kaasnevat mõju tarbimisele, mis on positiivne, ning käibemaksu laekumisele, mis on hoogustuv. Lisaks veel ka tulumaksuga tekitatud moonutuse vähendamisest tekkiv efekt, mis on kogu nõudlust soodustav. Esialgne ja lühiajaline negatiivne mõju otseste maksude osas saab kompenseeritud kindlasti kaudsete maksude laekumise ja majanduse tõususega pikemal perioodil. Maksuvaba tulu on püsinud Eestis samal tasemel 2008. aastast ja selle reaalne ostujõud on kahanenud oluliselt üldise tarbijahinnaindeksi muutusi arvestades. Sealhulgas ostujõu vähenemine inimesele oluliste kuluartiklite nagu toit, eluase, energia, kütus arvestades isegi kuni 1/4 võrra. Esimeses etapis peaks maksuvaba tulu suurendamisega taastama selle ostujõu. Näiteks võiks see olla suhtarv keskmisesse palka ja miks mitte see 18%, mis meil tegelikult 5 aastat tagasi oli. 18% on ka Läti maksuvaba tulu tase nende keskmise palga suhtes. Põhjala riikides, nagu ma ka varasemalt ütlesin oma küsimustele vastates, on vastav number suisa 2 korda suurem, 35–40%. Sisuliselt tähendab muideks see seda, et maksuvaba tulu kehtestamine igakuise määral peaks jõudma 180 euroni koguni sel juhul. Netomõju maksude laekumisi ei saa olla suurem argument kui tarbijate heaolu muutus. Iga nihe otsestes maksudes allapoole loob, mitte ei kahanda ühiskonnas heaolu. Kavandatavad maksuvaba tulu muudatused peavad olema reaalset mõju omavad majanduse kui terviku ja tööturugu kitsama valdkonna suhtes.
Rahandusministri poolt on selles kontekstis antud ühes intervjuus sõnum, et maksuvaba tulu suurendamisel kindlasti ei vaja seda Eesti tervikuna. See jäi mulle kõrvu ja ma ütleksin, et mulle see väide ei meeldinud. Mulle tundus, see väide on väär, sest just Eesti majandus tervikuna on sellest võitja. Mitte ainult pole tulumaksu üks kõige raskemini mõistetavaid makse, vaid ka maksupoliitiliselt selgelt ebasoosingus olev vahend kas või Eesti riigieelarve kavades. Juhin tähelepanu, et majanduspoliitika eesmärk on vähendada tööjõuga seotud makse, see on RES 2013. Netopalga suurenemisel on positiivne signaal tööturul. Kui inimene saab aru, et töö eest saadav tasu suureneb, on ka motivatsioon rohkem tööd teha. Mõned neist, keda varem valdas ükskõiksus töötamise suhtes, pöördunud tagasi tööturule. Tõenäoliselt on marginaalne ning positiivne mõju ka Eestist äramineku plaane hauduva inimesele siia jäämiseks. Nähakse, et positiivsed muutused iseloomustavad töötamist oma kodumaal. Aga majanduses on 70% psühholoogiat, ütles Saksa majandusreformide üks elluviijaid, kunagine majandusminister Ludwig Wilhelm Erhard. Seoses osalise ja vaeghõive suurenenud määraga ühiskonnas, mis 5 aastat tagasi oli 8% ja täna on ta pea 12% tööga hõivatutest, on maksuvaba tulu kasv eriti oluline just sellele osale tööjõust. Kes siia alla kuuluvad? Peamiselt noored, üksikvanemad ja vanemaealised. Seega see osa ühiskonnast, kellel on oma eripärast tulenevalt, ei olegi võimalust parema elustandardi eesmärgil hõivet suurendada. Kõige tulemusena on mõju hõivele soodne ja sellega ka majanduse efektiivsusele ja rahaturule tervikuna. Ma ei leia ühtegi tõsiseltvõetavat majandusteoreetilist argumenti maksuvaba tulu suurendamise vastu ning empiirilised uuringud kinnitavad tööjõu maksustamise vähendamise kasu ühiskonnale. Samas maksude vähenemise või ümberjaotamise küsimused on juba oma olemuselt sekundaarse tähtsusega ega saa olla eesmärgiks omaette, pigem ikka vahend üldise elustandardi edendamisel. Et olla arusaadavam, kus me asetseme, annan ka edasi maksuvaba tulu ja keskmise palga võrdlussuhte meie lähinaabrite juures. Nagu ma ütlesin, Rootsi 42, Soome 41, Ühendkuningriigid täna 30, saavad olema 37, Taani 36, Slovakkia 36, Poola 33, Läti 18, Eesti 16% on tulumaksuvaba miinimumi tase võrreldes keskmisse palka. Inglismaa majanduspoliitika näide on tohutult inspireeriv praegusel ajal. Valitsus on läbi viimas jõulist muudatust maksuvaba tulu tõstmisel. Kusjuures eelmisel aastal 30% keskmise palga suhtes jõutakse juba järgmisel aastal aprillis tasemeni 37. Argumendid, millest ma varem rääkisin, on kõik kasutusel Inglismaal, selgitamaks vajaduse selle reformile. Lisaks veel ka asjaolu, et seoses energiakulude kasvuga on suurenenud elanikkonna see osa, kes iseloomustab nimede fuel poverty, kütte, energia, valgustuse ja muud taolisega seonduvate kulude osakaalu tõus üle 10% perede kogu väljamineku summast. Nii sarnase mured Eestiga. Ning lõpuks ka antud eelnõust. Nii maksuvaba tulu tõstmine kui maksumäära langetamine on mõlemad maksupoliitilised eesmärgid. Eelnõus katteallikana pakutud tulumaksuväära vähendamine on juba seadusena vastu võetud ja sellest loobumine tähendaks koalitsioonileppe kokkulepet ülevaatamist. Me ei ole täna sellega nõus. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Kadri Simson, palun. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Te peate nõustuma, et Sven Sesseri kõne oli väga huvitav. Kõigepealt oli väga sütitav sõnavõtt tulumaksuvaba miinimumi tõstmise toetuseks ja lõpetuseks kinnitus, et kui koalitsioonipartner seda ei soovi ja koostöös kokkulepitud punktidega nõus ei ole, siis ei saa IRL mitte midagi teha. Ja tegelikult on see Riigikogu saalis siiski 3 erakonna selge toetus tulumaksuvaba miinimumi tõstmisele ju olemas. Ja mõnikord võiks lähtuda ka sellest, et kui Riigikogu saalis on hääled olemas, siis tuleb Eesti inimestele kasulik otsus ära teha. Keskerakond kindlasti toetab tulumaksuvaba miinimumi tõstmist, sest see on olnud juba 5 aastat külmutatud. Ja kui tulumaksuvaba miinimum oli keskmisesse palka suhtarvus 2006. aastal 21,3%, siis tänaseks on see kahanenud 16,8%. Hinnatõusud, elukalliduse tõus on tulumaksuvaba miinimumi märkimisväärselt kärpinud. Nüüd rääkides sellest, et millal tulumaksuvaba miinimumi tõsta võib. Me teame, et rahandusminister ütles ka, et see on väga vajalik asi, aga seda võiks teha kunagi tulevikus peale 2015. aastat. Tegelikult on ju riigil rahalised vahendid tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks märksa kiiremini olemas. Ja ei saa pugeda ka selle taha, et näiteks tulumaksuprotsendi 1% alandamine on tulumaksuseaduse sisse kirjutatud ja see oleks nagu kivisse raiutud.
Vastupidi, tulumaksuseadust on sel sajandil muudetud 66 korral. On ka neid protsente väga väikese etteteatamisega muudetud. Ja seega tuleks kaaluda seda, et kellel on viimastel aastatel maksutõusudega kõige suuremaid maksukoormusi pandud. Need on inimesed, kes teenivad keskmist ja alla selle palka. Ja need on inimesed, kelle puhul ei saa öelda, et nende palk näiteks, et nad on ebaefektiivsed. No näiteks viimasel ajal räägitakse väga palju pedagoogide palgast. Noorem pedagoog saab palka alampiiris 715 eurot, kõige kogenumad pedagoog, metoodikud saavad 889 eurot. See tähendab, et kõik koolides õpetavad õpetajad võidaksid enam tulumaksuvaba miinimumi tõstmisest, kui nad võidavad 1% tulumaksu alandamisest. Neid inimesi, kes on kõrgharidusega, teevad oma tööd väga efektiivselt, väga pühendunult ja võidaksid tulumaksuvaba miinimumi tõstmisest, mis läheb riigieelarvele maksma 70 miljonit eurot, nii nagu läheks ka 2015. aastal tulumaksuprotsendi alandamine, on Eestis enamus töötegijatest, palgasaajatest. Nii et hääled Riigikogus, vähemalt retoorika tasandil, on ju tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks koos. Miks me ei võiks seda üheskoos ära teha? Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 359 esimesel lugemisel tagasi lükata ja alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamisega. Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepanekut eelnõu 359 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 43 Riigikogu liiget, vastu 20 ja erapooletuid ei ole, on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on meil tänane istung lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu. Aitäh teile!